ka hakkab meile järgi andma. Ja ma hea meelega kõigepealt õnnitleksin veel kord Lembitut ja ma seda õnnitleks ka Eesti Kultuuriministeeriumi poolt, kes ise ei kahjuks ei saanud tulla, aga andis hea meelega kimbu minu kätte ja mina annan veel parema meelega selle sinu kätte. Palju õnne, Lembit! Palju õnne! Meenutada neid tublisi motosportlasi, kes selle kindralt jõutasid ja mis parata, mõni ka on siin hukka saanud. Noor olin ja hakkasime koos tööd tegema, et Lembit ütles, et tead sa, käitu alati minu sõnade, mitte mu tegude järgi, olgu siis halb päev või hea päev või... Aga sedamoodi ma olen ka püüdnud käituda ja veel kord suur tänu sulle, Lembit, mis sa minu heaks teid oled ja head tervist! Samamoodi ilma nende institutsioonideta ei oleks neid Kalevi suursõite toimunud. Päevakangelane istub siin, et siis pigem tema ümber. Ma tooks ühe nüansi võib-olla veel välja, et sõitmisest ja ikoonist, sellest kõigest on juttu olnud üks pool, töö tegemine. Mina alustasin omal ajal sõitmist, siis sellised korüfeed õpetasid, et 99% mootorispordist teeb tööd ja kui sul on õnne, siis saad 1% sõita. Kui õnne ei ole, kui sa oled töö kehvasti teinud, siis 100% töötad, võidu sõita ei saagi. Et seda ma tahaks jubilari puhul just rõhutada, et tegelikult see kunstimeisterlikkus, kuidas panna kahetaktelised mootorid liikuma. Sellest täna räägitakse vähe, justkui tuleb kõik kergelt kõigil kätte, ostame rattad, ostame autod, sõidame. Keegi forseerib kusagil, keegi paneb need valmis, tõmbame valged kõik kätte ja läheme. Omal ajal see niimoodi ei käinud. Et selles mõttes on väga tugev eeskuju, Lembita näol meil olemas. Nüüd ka see pink, nagu juba siin jutuks oli, et nooremad inimesed tulevad mööda, vaatavad seda nime ja loodetavasti lähevad arvutisse klõbistama, et saada teada, kui nad juba ei tea. Et igal juhul ühinen kõigi nende heade soovidega, eelkõige tervist, Lemps! Ja sinu kuldsed käed, sul on tõesti kuldsed käed, sa keevitad, reid, lihtid, preesid, kõik oskad teha. Jätka, aita noori, see on minu palve. Aitäh! Ma poleks kuhugi jõudnud. Enn Harvla, Tõnu Karner, Enno Piilsalu ja veel palju inimesi. Ilma nendeta poleks mitte kuhugi jõudnud. Ega sport hakkab tegelikult alati noortest. Et on sul näiteks anda tänapäeva noortele mingi hea soovitus, et kuidas nad jõuavad, ütleme, vähemalt poolde teele, kus sina jõudsid? Juba samamaa kaugel. Tuleb kõvasti trenni teha ja tööd teha. Muidu ei jõua kuhu. Aga see on hea lause tegelikult ja mõte kogu selle ametliku osa lõpetamiseks, et tuleb kõvasti tööd teha, siis me jõuame kuskile, kui ei tee, siis ei jõua. Et põhimõtteliselt on ikkagi see kõik meie enda kätes. Et veel kord südamlikud õnnesoovid sulle, Lembit. Aitäh sellise vägeva jalajälje eest, et loodame, et sa nüüd Pirital jalutades saad siin pingil puhkamas käia ja meenutamas oma vägitegusid nii soomlaste kui muu riikide sportlaste vastu. Aitäh sulle, Lembit, südamest! Aitäh! Ta ei kahetse seda, et ta eile